Tere tulemast noortealgatuste ideelaborisse. Oleme siis noortenädala raames pannud väikese ideelabori kokku selle jaoks, et toetada noorte algatuste arendamist ja kirjutamist. Minu nimi on Mari-Liis ja siis järgneva tunni jooksul püüan teile mõningaid nippe jagada selle jaoks, et need noortealgatused võiksid saada ka toetust ja edukalt ellu viidud. Aga natukene siis täpsemalt, et mille raames me seda täna siin korraldame. Euroopa noortenädala raames pakub siis Eurodesk Eesti noortele võimalust ellu viia oma algatusi, erinevaid projekte, sündmusi ja kampaaniaid, mis siis tuginevad Euroopa väärtustele ja nende edendamisele. Algatused peavad siis panustama kogukonna probleemide lahendamisesse, soodustades seeläbi noorte aktiivset osalust ühiskonnas. Ehk siis eesmärgiks on edendada noorte kaasamist ja kodanike aktiivsust. Eurodesk toetab siis noorte algatusi sellel korral, mis algatavad arutelu Euroopa väärtuste üle, nagu näiteks rahu, solidaarsus ja õiglus, demokraatia ja rohelised väärtused. Lisaks, mis tugevdavad ja mitmekesistavad noorte osalust, pakuvad noortele õppimisvõimalusi ja lahendavad kogukonna erinevaid probleeme. Missugused tegevused sobivad siis Euroopa noortenädala raames noortealgatuste vooru taotlemiseks? Eelkõige siis on oluline, et need tegevused oleksid noorte endi poolt algatatud ja ellu viidud. Need peaksid siis pakkuma noortele tähendusrikkaid viise tegevustes osalemiseks, ühiste probleemide lahendamiseks ning kontaktide loomiseks. Sealhulgas sobivad tegevusteks väga erinevad formaadid. Näiteks õpikojad, arutelud, debatid, lisaks ka loomingulised, kultuurilised või kunstipärased tegevused, mis annavad siis noortele võimaluse ennast väljendada, kogukonnale suunatud tegevused, vabatahtlik töö või kohalikud kampaaniad. Lisaks ka noorte juhitud või noortelt noortele õppetegevused, veebis toimuvad tegevused, otseülekanded või digitaalsed üritused, põlvkondadeülesed dialoogid, õiglust, kaasamist ja mitmekesisust ning keskkonnaalast vastutustundlikkust edendavad tegevused ja ka laiemalt siis tegevused, mis on seotud üldiselt õues õppimisega. Ja formaat kui selline on päris lai, et võiks siis leida omale sobiva viisi, kuidas seda noortealgatust siis ellu viia ja teha. Natukene täpsemalt tingimustest, siis toetatakse noortenädala raames kuni 1000 euro maksumusega noortealgatusi, ehk siis eelarve saab olla kuni 1000 eurot. Taotleda saavad siis 13 kuni 30-aastased noored ja taotleda tuleb siis noortegrupina või grupina, kuhu kuulub vähemasti 4 noort. Ja siinkohal olgu siis öeldud, et siin on prioriteediks siis noored, kellel ei ole varasemat Erasmus+ ega ESK projektide kogemust, ehk siis Euroopa Solidaarsuskorpuse projektide kogemust, mis ei tähenda, et ei võiks ka kogenud noored taotleda, aga prioriteet on just vähema kogemusega noortel. Ja ajaraami mõttes on siis vajalik need noortealgatused ellu viia hiljemalt 31. oktoobriks sellel aastal. Oma idee esitamine on tegelikult väga lihtne. Tuleb esiteks täita idee esitamise vorm, mille saab siis lingilt alla laadida ja ära täita. Ehk siis taotlusvorm.
nõuetekohaselt ära täita, sellest me siis täna ka natukene räägime täpsemalt, aga ka tuleb endale leida Eurodesk Eesti võrgustiku partner, kelle toega siis oma noortealgatus ellu viia. Ka see nimekiri on ilusti kodulehel leitav, et need on erinevates piirkondades erinevad organisatsioonid, kes siis Eurodeski võrgustikku kuuluvad. Ja lõpuks tuleb siis täidetud vorm Google Formsi kaudu ära saata ja selle tähtaeg on siis 15. mai sellel aastal. Et on veel natukene aega oma ideed arendada, kirja panna ja siis ära esitada. Ja loomulikult rohkem infot saab siis kodulehelt euroopanoored.eu, kus siis on vastav info ilusti koondatud kokku ja täpsemalt ka tingimusi kirjeldatud, et kindlasti sealt üle vaadata kõik vajalik info eelnevalt. Aga nüüd siis natukene sellest, et kuidas üldse projektiideed tulevad, kuidas projekti kirjutada ja mis meetodeid või viise selleks kasutada, et päriselt siis jõuda kvaliteetse projekti taotluse juurde isegi siis, kui sa seda varem teinud ei ole. Kuidas projektiideed tekivad? Selge on see, et kõik me oleme väga erinevates keskkondades. Me suhtleme erinevate inimestega, meil on erinevad kogemused ja seetõttu ka projektiideed tekivad väga erinevatel viisidel. Võib-olla kõige esimene ongi selline juhus ja inspiratsioon, mis tähendab siis seda, et sul võib see projektiidee tegelikult tekkida mingisugusest ootamatust või ka lihtsalt vestlusest, vaadates või lugedes, scrollides sotsiaalmeediat või lihtsalt igapäevaelu tegevusi tehes tekib sulle mingisugune mõte, et siis see on puhtalt juhuslik, sa võib-olla ei olegi planeerinud üldse mingisugust projekti teha, aga saad kuskilt inspiratsiooni ja tekib siis idee üks projekt ellu viia. Teine viis on võib-olla konkreetselt see, et sa näed ja märkad enda ümber probleeme ja see probleem puudutab sind kuidagi ja sa näed, et on võimalus seda kuidagi lahendada või liikuda selle lahendamise poole ja muuta midagi paremaks. Et siis on mingisugune konkreetne probleem. Mõnikord on ka projekti idee taga katsetamine ja areng. Mis tähendab siis seda, et sul on mingisugune mõte kuskil, aga sa juba pikemat aega seda siis proovid, põrgatad, vaatad, täiustad ja see idee siis ajas areneb selleni, et sa lõpuks mingil hetkel saad selle projekti ideeks vormistada ja see võimalus on ka sul siis tekkinud. Lisaks on võimalik ka ideid leida analüüsides ja uurides. Meil on täna infoühiskonnas väga palju erinevaid infoallikaid. On küsitlused, andmed, mingisugused statistikad, tagasiside ja olemasolevad andmed, mida vaadates, uurides, saame me jõuda siis mingisuguse ideeni, mida projektiks vormistada. Et tekib nendest andmetest lähtuvalt projekti idee. Sa näed mingit statistikat, et näiteks noorte vaimne tervis on või mingisuguse protsendi noorte vaimne tervis on halvenenud või siis meil on näiteks midagi seotud liikumisega ja nii edasi, mingisugused andmed, mida sa näed ja sellest tulenevalt siis sul idee tekib. Loomulikult võib projekti idee tekkida ka soovist ise kasvada. See tähendab seda, et noore inimesena ma näen, tahan midagi uut kogeda, midagi õppida, saada ise paremaks, ehk siis ise kasvada ja ma eelkõige mõtlen välja projekti lähtuvalt sellest, et mida ma siis ise tahan
ja mis valdkonnas ma ise soovin paremaks muutuda. Siis on ka ühiskonnatrendid, et kindlasti on meil igapäevaselt erinevaid teemasid, mis täna on võib-olla natukene päevakajalisemad, olulisemad, kuumemad, millele võib-olla eile nii palju tähelepanu ei pööratud ja seetõttu ka nendes valdkondades siis me võib-olla tahame natukene rohkem tegutseda, olgu selleks siis keskkond, vaimne tervis, digioskused, kaasamine, võib-olla lihtsalt sotsiaalmeedia, võib-olla tervis, liikumine, et mingid asjad, mis on siis täna olulised ja tead, et noori see ka huvitab ja siis sellest lähtuvalt, kuna see teema on nii-öelda trendikas praegu, tuleb mul mingisugune projekti idee. Ja muidugi ka isiklik huvi, siis tahad teha midagi, mis sind päriselt huvitab ja motiveerib. Näiteks, kui sa oled kunstiinimene, sa tahad teha kunstiteemalist projekti, kui sa oled spordiinimene, käid trennis ja tahad teha võib-olla mingisugust spordiüritust, tegevust, mis siis ka laiemalt neile, kes näiteks sinu trennis ei käi, huvi pakub või kaasab neid siis. Ehk siis puhtalt selle alusel, mis mind või sind ennast huvitab, mõtlen ma välja mingisuguse projekti või projekti idee, millega siis edasi minna. Et siis ei ole ühtset kindlat viisi, kuidas projekti ideed tekivad, see on üks protsess, mille algus võib siis olla väga erinevates kohtades. Mõnikord on meie projekti ideed väga suured ja võib-olla korraks tunduvad huvitavad või toredad, siis kui me vaatame suurt pilti, siis milline on üks hea projekti idee? Tähendab seda, et heaks projekti ideeks on olemas mingisugune probleem või vajadus, midagi, mis vajab tähelepanu, mis on võib-olla valesti sinu arvates, siis sinu enda huvi kindlasti peab projekti tegemiseks olema sul endal suur huvi selle teema vastu ja tahtmine tegutseda. Ja loomulikult soov midagi muuta, ehk siis ma tahan midagi paremaks teha. Ja kui kõik need 3 elementi on olemas, siis on juba väga tugev alus üheks heaks projektiks olemas. Kui sa aga ei ole veel täiesti kindel, et mis probleemi sa lahendama hakkad, sul on mingisugune väike projekti idee olemas, sa tead valdkonda, kas sa oled siis see kunstiinimene või sa oled see keskkonna teemadest huvitaja, siis selle jaoks, et nüüd natukene mõelda, et millele ma siis päriselt keskenduma peaksin, on hea mõte mõelda ja päriselt siis ka uurida, et mis probleemid või väljakutsed on esiteks sinul endal, et kui sa oled mingist teemast huvitatud, siis missuguseid probleeme sa selles valdkonnas näed. Samamoodi ka sinu sõbral, et kui sul on sama valdkonna huvilistest sõber, siis küsi temalt, mida näeb tema väljakutse või probleemina selles valdkonnas. Ja niimoodi edasi, kas siis vanematel, sinu vanavanematel, kas su lemmikloomadel on mingisuguseid muresid, probleeme, sest see kõlab küll naljakalt, aga ka lemmikloomadel on tegelikult ju probleemid, või nendega seoses mured, et kui me räägime mingisugustest loomaparkidest, jalutusvõimalustest, tegevustest nendele, nii edasi, et võid võtta väga laialt seda ja küsida erinevatelt inimestelt, erinevatelt huvigruppidelt nii-öelda siis, et missuguseid probleeme nemad selles valdkonnas näevad ja mida ka siis nagu laiemalt võib-olla kajastatakse, milliseid probleeme tuleb kuskil meedias, sotsiaalmeedias välja. Et nendelt siis uurida ja sealt edasi hakata siis mõtlema, et kas üldse on need probleemid olemas, kas inimesed ütlevad sulle, et jah, ma näen, et see on probleem või see on väljakutse või siis on see midagi, millest on sinul üks arvamus
ja teistel võib-olla hoopis teine. Nii et mõtle ja uuri alustuseks. Siit edasi minnes on hea võib-olla ka üle vaadata korraks see, et milline siis üks projekti elutsükkel välja näeb, ehk siis sellest hetkest, kui mul mingisugune mõte tekib, mul on mõte algatada projekti, ehk siis mul on projekti idee. See on siis see algatamise faas, kus kuskil tekib mingisugune projekti idee. Nüüd, kui me oleme selle ära valideerinud või enda jaoks selgeks teinud, kas ma päriselt selle projekti idee ellu tahan ka viia, siis saame me edasi liikuda planeerimise etappi ehk siis plaani koostamine, mida me võime nimetada ka taotluse kirjutamise etapiks, kus siis päriselt pannakse paika see konkreetne plaan, mida me tegema hakkame. Ja siin on siis oluline, et see plaan päriselt oleks ka täpne. Et mida täpsemalt, detailsemalt me saame oma plaani kirja panna, seda lihtsam on nüüd selle plaani järgi liikuda edasi sinna, kui te näiteks olete rahastuse saanud, liikuda edasi sinna teostamise ehk siis elluviimise etappi. Ja siin on nüüd see koht, kus me siis päriselt viime oma selle plaani ellu. Siis kui me oleme kirjutanud taotlusvormi, siis siin me hakkame nüüd seda taotlusvormis lubatud asja ellu viima. Ja kui me oleme hea taotluse kirjutanud, siis meil võiks see minna üsna lihtsasti, sest me oleme eeltöö ära teinud, aga mida umbkaudsemalt, ümmargusemalt sa oled lubanud neid asju, seda keerulisem on see teostamine, sellepärast, et sa päriselt ei tea ka võib-olla, mida sa oled lubanud, siis pead seda kogu aeg uuesti välja mõtlema, kogu aeg arendama edasi. Et mida paremini on plaan koostatud, seda parem on seda ka siis ellu viia. Ehk siis need tegevused kõik ära teha ja jõuda nende tulemusteni, mida me ootame. Kui need tegevused on siis ellu viidud, saab siit edasi lõpetamise etappi liikuda, ehk siis see koht, kus me nüüd peaksime hakkama tagasi vaatama, et kas see plaan, mille me koostasime, sai ellu viidud nii, nagu me kavatsesime, mis läks hästi, mis läks halvasti, analüüsime, arutame meeskonnaga, küsime tagasisidet, et siis koostame sellise kokkuvõtte, analüüsi sellest, et mis toimus. Siia hulka käib siis ka projekti aruande koostamine muidugi. Ja kui see nüüd on siis valmis, siis tavaliselt siinkohas hakkavad nüüd tekkima uued ideed. Kuna olen midagi ära teinud ja mulle tundub, et tegelikult saaksin midagi veel teha. Või see teema, millega ma tegelesin, ei olegi hoopis see, millega ma päriselt tahaks tegeleda. Et võib-olla mul tänu sellele tekkis hoopis täiesti uus mõte, uus valdkond, kuhu ma tahan edasi liikuda. Ja siit ongi siis saanud alguse see uus projekti idee, ehk siis saad siit analüüsi etapist, lõpetamise etapist minna tagasi sinna algatamise etappi ja teha uus elutsükkel läbi, uus projektitsükkel nii, et kogu aeg hakkavad uued ideed tekkima. Ja nii lihtne see ongi, et kui sa millegagi alustad juba, siis need järgmised ideed on väga lihtsalt tekkima, kui sul on endal huvi projekte ellu viia. Sellepärast, et sa hakkad aina rohkem niimoodi enda ümber märkama seda, mis toimub, missugused on väljakutsed, probleemid ja nii edasi. Sealt need uued ideed tulevadki. Et see on selline lõputu ring, kuhu sa mõnikord satud ja sealt edasi on väga lihtne uute ja uute projektidega tegutseda. Nii. Kui me vaatame siis nüüd sellest elutsüklist edasi sellist üldist projektiloogikat, et kuidas üks hea projekt peaks olema üles ehitatud, siis siin on sellist viis põhilist elementi või osa, mida me siis nüüd ka hiljem vaatame. Et kõigepealt üks projekt põhineb vajadusel. Seda vajadust võime me nimetada siis probleemiks, väljakutseks, et siis midagi, mida me tahame muuta, parandada, arendada, ennetada, õppida, uurida või teada saada mingi asi, mis tekitab selle vajaduse selle projekti järgi. Et sa ei saa lihtsalt öelda, et ma tahan seda teha, et ei toimi.
sellest ei piisa, sinu kõhutundest ei piisa. Peab kirjeldama ära mingisuguse vajaduse. Nüüd sellest vajadusest lähtuvalt on vaja seada projektile eesmärk. Ehk siis, mida me plaanime selle projektiga saavutada, sõnastame eesmärgi. Ja nüüd selle jaoks, et seda eesmärki saavutada, tuleb tegelikult planeerida tegevused, ehk siis projekti tegevuskava. Ja see on nüüd see koht, kus me peame siis meeles pidama, et me ei tee tegevusi lihtsalt tegevuste pärast, vaid need tegevused peavad tulenema projekti eesmärgist ja vajadusest. Meil on probleem või vajadus, sõnastame eesmärgi ja eesmärgi täitmiseks või saavutamiseks planeerime me tegevused. Ei pane tegevuskava täiesti suvalisi tegevusi, mis ei ole eesmärgiga seotud. Alati vaatame, et kas see aitab mul saavutada seda eesmärki. Tegevuskavast lähtuvalt saame me välja tuua, mis on projekti tulemused. Mis on konkreetsed ja mõõdetavad näitajad, mille järgi me saame öelda, et need tegevused aitasid siis saavutada projekti eesmärki. Siin on alati olulised igasugused numbrid ja näitajad, mida sa saad siis tõestada ja välja tuua oma projekti tulemusena. Ja need tulemused, mida sa oled siis saavutanud, aitavad kirjeldada projekti mõju. Ehk siis, mis muutub paremaks peale tegevuste elluviimist, milline on muutus nii projekti sihtrühma osalejate seas kui ka teie enda, ehk siis projekti meeskonna seas. Kuidas mõjutab või millist mõju on need tegevused laiemalt siis loonud. Ja kui need elemendid on läbi mõeldud, siis on põhimõtteliselt projekti loogika kaetud. Aga vaatame nüüd natukene täpsemalt. Nagu ma ütlesin, vajadus ehk probleem, millele siis üks projekt põhineb, on erinevus soovitud ja tegeliku olukorra vahel ehk midagi, mis võiks olla siis paremini. Me peame saama aru, et see vajadus või probleem ei saa päris olla ainult minul endal, see peab natukene laiem olema. Et siis, nagu ma ütlesin, uuri oma sõpradelt, perelt, naabritelt, kellelt iganes, et kas neil on samad probleemid, kas nad näevad, et see probleem eksisteerib ja siis on võimalik siit edasi liikuda. Kuidas me siis seda probleemi või vajadust hakkame vaatama? Me peame siis seda vajadust analüüsima, vaatama täpsemalt, sellepärast, et see on siis see alus, miks me projekti teeme. Ja kuna ka projekti taotluses siis küsitakse seda projekti vajadust, siis tuleb selle probleemi kohta koguda infot. Panete kirja, missugune see probleem on ja mõtlete siis läbi selle, et kuidas see probleem on tekkinud, kus see probleem siis täpselt on, et kas see on mingisugune piirkond, kas see on suurem, laiem, üldisem probleem või see on näiteks sinu küla, linna, kogukonna probleem. Kuna see probleem päriselt siis eksisteerib, kuna ta on kõige kuumem või valusam, kas see on seotud mingisuguse aastaajaga, kas see on seotud mingisuguse hooajaga, et millal seda probleemi kõige rohkem siis märkad. Siis kellel see probleem päriselt on, et kas see on ainult sinu probleem või kellest sa saad veel küsida, et see probleem eksisteerib, kelle jaoks see veel on oluline. Too välja need probleemi puudutavad osapooled, sihtrühmad. Miks see probleem üldse tekkinud on? Millest see siis tuleneb? Kas sellel on mingisugused juurpõhjused? Kas sellel probleemil on mingisugused alaprobleemid? Kas kui me räägime siin probleemist, mis on ainult siin minu
külas või linnas, näiteks vaatame mingisugust prügiprobleemi, siis see, et näiteks minu tänavas on väga palju prügi, kas see on siis see põhiprobleem või me saame vaadata natukene edasi, et mis probleem see on tegelikult, et siin minu tänavas see prügi koguneb või seda maha visatakse. Kas mul näiteks ei ole mingisuguseid prügikaste või kas pole üldse korraldatud see, et prügi ära koristatakse. Kas inimesed ei hooli või ei pea oluliseks seda prügiteemat? Kas sellega on seotud mingisugune hariduse küsimus? Kas noored piisavalt palju saavad infot selle kohta, et prügi ei peaks maha viskama või kuhu seda viia, kuidas seda sorteerida? Ja nii edasi, et me saame vaadata seda ühte probleemi tegelikult ka veel alaprobleemidena. Ja mida mina soovitan teha, on kindlasti see, et pane see esialgne probleem kirja, mida sa näed, ja siis mõtle, mis põhjustab seda probleemi. Kas ma peaksin vaatama sellest probleemist natuke kaugemale ja ma saan hakata lahendama juba mingisugust suuremat, laiemat probleemi või ma tegelen ainult selle enda küla või tänavaga, et kas ma jään selle probleemi juurde. Et siin on kindlasti väga hea sellist joonist teha või skeemi enda jaoks, et kus sa paned kirja ühe probleemi ja siis vaatad, et need samad küsimused, kuidas, kus, millal, kellel ja miks. Ja siis vaatad ka sinna ülespoole, missugused ülemprobleemid või sellised suured probleemid seda tegelikult tekitavad, mis põhjustab, mis on selle minu probleemi põhjustavad tegurid. Ja siis ma saan hakata valima enda jaoks seda minu projekti keskset probleemi. Et julgelt mõtle laiemalt, vaata, uuri ja siis tule vajadusel tagasi selle kitsama probleemi juurde, aga ära jää sellesse kinni. Ja mis on siis taotlusvormi mõistes oluline, on see, et ma pean ikkagi saama tõestada, et see probleem päriselt eksisteerib, et see on aktuaalne probleem. Kas ma leian kuskilt mingisugust statistikat, mis ütleb, et see probleem on olemas? Kas ma viin ise läbi mingisuguse küsitluse, kogun infot, et see probleem eksisteerib? Kas ma saan öelda seda mingisuguste muude andmete põhjal, et see probleem eksisteerib? Et otsi infot, et tõestada, et see probleem siis päriselt on olemas ja et see ei ole ainult sinu kõhutunne. Ja pane see sinna taotlusesse ka projekti vajaduse juurde päriselt siis kirja, et on probleem ja ma väidan, et see probleem eksisteerib sellepärast, et mis see siis on, mis see tõestab seda probleemi eksisteerimist. Ja tuletan siis meelde, et me ei pea siin rääkima nagu suurest probleemist. See võib olla väljakutse, see võib olla vajadus, et see sõna, mida me siin kasutame, ei olegi nii oluline. Oluline on see, et meil on mingisugune olukord, mida me tahame muuta, mis vajab muutmist ja see on meie projekti alus. Ja mulle väga meeldib öelda, et kui probleemi on võimalik sõnastada, siis on võimalik seda ka lahendada. Panin selle siia teile ka vaatamiseks ja meeldejätmiseks, et kui me suudame minna selle projekti analüüsiga nii täpseks, koguda selle tõestuse, saada aru, kellel see probleem on, kuna see probleem on, kus see probleem on ja miks see probleem üldse tekkinud on, et siis me tegelikult suudame ka teha samme selle jaoks, et seda probleemi siis päriselt ära lahendada. Nii et ma kindlasti soovitan panustada aega selle jaoks, et seda probleemi siis mõista. Ma tean, et väga tihti tekivad projekti ideed selliselt, et ma tahan teha mingisugust tegevust. Ja siis see kipub jääma sinna kõhutunde peale. See kipub olema niimoodi, et ma tahan teha seda tegevust ja siis ma ehitan selle projekti sinna kuidagi ümber. Aga tegelikult head projektid on sellised, kus see tegija päriselt siis mõistab seda probleemi, kes on näinud vaeva, et aru saada, et mis see probleem on.
ja siis sa saad selle õige lahendusega pakkuda, teha õigeid samme selle jaoks, et see probleem päriselt ka laheneks. Ja nüüd, kui me oleme selle probleemi ära sõnastanud ja tõestanud, siis sellest lähtuvalt on vaja meil sõnastada projekti eesmärk. Ja eesmärk on siis soovitud olukord, mida me tahame projekti lõpuks saavutada. Et mõtleme nüüd loogiliselt, et kui meil on mingisugune probleem, mida me tahame lahendada, siis projekti eesmärk on see probleem ära lahendada. Ehk siis ma peaksin ka sõnastama selle eesmärgi selliselt, et see on siis see muutus, selle probleemi lahendamine. Ja mida siis siin tähele panna, on see, et projekti eesmärki saab sõnastada ka. Selle jaoks on erinevaid viise, kuidas sõnastada. Ma arvan, et paljud on kuulnud SMART eesmärkidest. Ehk siis see üks projekti eesmärgi lause peaks vastama sellistele näitajatele nagu olema piisavalt konkreetne ehk specific. Projekti eesmärk peaks olema mõõdetav ehk measurable. Siis projekti eesmärk peaks olema päriselt saavutatavam. See tähendab seda, et ma pean päriselt olema võimeline selle asjaga ka tegelema, selle ära tegema, et see oleks achievable, nii-öelda see A-täht tuleb siis siit. Ja projekti eesmärk peaks olema asjakohane ehk siis relevant ja see tähendab seda, et meil ei ole mõtet teha projekti, mis kedagi ei huvita, mis pole üldse täna päevakajaline ja pole kellegi jaoks väga oluline, sest see peab olema asjakohane. Ja viimaseks siis eesmärk peab olema ajaliselt ohjatud ehk siis timely või time framed, ühesõnaga tal peavad olema ajalised raamid. Sa pead ütlema, et täna on see olukord selline ja ma sean eesmärgiks selleks kuupäevaks või tähtajaks selle eesmärgi saavutada. Kui need punktid on täidetud, siis on juba eesmärk päris hästi sõnastatud. Aga mida veel siis? Projekti eesmärk peab püstitama nõuded oodatavatele lõpptulemustele. Projekti eesmärk peab andma projektile kindla tegevussuuna, võimaldama hinnata projekti edukust ja olema piisavalt reaalne, et mõjuks motiveerivalt projekti meeskonnale, aga ka laiemalt. Selle jaoks siis on siin väike skeem, mille järgi võiks mõelda. Et üldiselt on siis kasutusel erinevad mõisted, on olemas nagu siin välja toodud projekti visioon ja siis üldeesmärgid. Või siis võib kasutada ka sõnasid projekti peaeesmärk ja alaeesmärgid. Ja nüüd siit igast alaeesmärgist on hea lihtne tuua välja ka projekti tulemused. Et siis, mis on see muutus, mida me ära tegime? Kohe räägin sellest ka täpsemalt siin. Et mina soovitan siis alati panna kirja selline visioon, ehk selline peaeesmärk, suurem eesmärk, mida ei olegi realistlik selle ühe projektiga ära teha, aga me teame, et missuguse suure probleemiga me tegeleme. Ja selle alla siis panna kirja täpsemad eesmärgid, ehk siis alaeesmärgid, mille me suudame päriselt ka siis saavutada, mis on väga konkreetselt mõõdetavad. Ja siit on siis oluline vaadata seda, et projekti eesmärgid ja tulemused peavad käima koos, et kui ma sean mingisuguse eesmärgi, siis see peab kajastuma ka tulemustes. Siin on mõned näited ka, et kuidas seda kasti siis seal taotlusvormis täita, et näiteks projekti peamised eesmärgid on või selle projekti peaeesmärk on, projekti alaeesmärkideks on või eesmärgiks on. Kuidas iganes te soovite seda siis sõnastada, see võib olla ühe lausega ka seal ilusti kirjutatud, aga mina soovitan kindlasti alustuseks vaadata otsa sellele suurele probleemile. Näiteks me võime rääkida reostusest tulenevast reostusest, prügiprobleemist, kliimamuutusest ja nii edasi, et mis on siis see visioon, et siis me tahame
tahame selle suure probleemiga tegeleda ja sealt lähtuvalt siis alla panna väga konkreetsed mõõdetavad alaeesmärgid. No näiteks alaeesmärkidena võime me välja tuua selle, et me tahame korraldada, eesmärk on korraldada kampaania noorte teadlikkuse tõstmiseks sellel teemal. Ja siin on siis nüüd oluline meeles pidada, et tegevuse tegemine iseenesest ei ole eesmärk, vaid tegevus on vahend eesmärgi saavutamiseks. Aga kui te nüüd kuulate seda eesmärki, et eesmärgiks on korraldada kampaania noorte teadlikkuse tõstmiseks prügi sorteerimisest näiteks, siis siin kindlasti ei ole fookusesse kampaania ärategemine, vaid see, et noorte teadlikkus tõuseks. Järelikult me võime seda sõnastada ka teistpidi, et eesmärgiks on tõsta noorte teadlikkust prügi sorteerimise teemal läbi sotsiaalmeedia kampaania. Ja miks seda on hea niimoodi kaks asja kokku panna, on see, et nüüd, kui me seame sellise eesmärgi, siis me saame ka kajastada seda tulemusena, et tulemusena on näiteks kampaania jõudnud X arvu noorteni, kelle teadlikkus on tõusnud. Või siis üritusel, teavitusüritusel või kampaanias osales nii palju inimesi, mis siis näitab, et nende teadlikkus võiks olla tõusnud. Teadlikkuse tõstmine üldiselt ei ole väga hea eesmärk, sest seda on väga raske mõõta. Aga me saame näiteks rääkida sellest, et näiteks X arv noori on õppinud prügi sorteerima, sellepärast, et nad osalesid vastavasisulisel koolitusel. Et need kaks asja peavad siis kogu aeg koos käima. Eesmärgid ja sellest lähtuvad ka tulemused. Ära siis unusta eesmärkide seadmisel seda, et need peaksid siis lähtuma vajadustest. Ehk siis need vajadused, see probleem, millest me rääkisime, siis meil on eesmärgid, me sõnastame selle suure visiooni, mis käib kokku selle muutusega, mida me otsime, ehk siis selle probleemiga. Ja nüüd, kui meil on eesmärgid, siis me saame ka öelda, et mis on need oodatavad tulemused. Ja siin on siis kindlasti vaja mingisuguseid numbreid või mõõdikuid tulemuste all kasutada, sest sa pead kuidagi tõestama. Ja need numbrid, osalejad, mõõdikud on siis see, millega sa saad lõpuks väita, et jah, mingisugune muutus toimus. Selle jaoks, et seda hästi teha, siis ära hakka seda kohe projekti taotlusesse kirjutama, või võtagi ette, pane kirja see suur probleem, pane kirja sellest probleemist lähtuv suur eesmärk, et siis see visioon ja nüüd milliseid samme, milliseid väikseid eesmärke me saame selle probleemi lahendamiseks teha ja kuidas me mõõdame seda pärast, ehk siis millised on need tulemused. Et mängi nende mõtetega natuke, see ei ole alati väga lihtne, aga kui sa juba saad aru sellest, et sul on probleem, millest tulenevalt sead sa oma projekti visiooni ehk siis peaeesmärgi ja sellest lähtuvalt alaeesmärgid, siis tegelikult oled sa juba väga hästi asjast aru saanud ja need tulemused võiksid päris lihtsasti siis tulla. Vaatame edasi. Projekti tegevuskava. Korraks tagasi mõelda selle projekti loogika juurde, siis meil oli vajadus, probleem, tegevused. Nüüd me oleme jõudnud selle projekti tegevuskava ehk siis selle tegevuste sammu juurde. Ja kuidas neid asju siis planeerida? Esiteks, nagu ma ütlesin, ära unusta, et tegevused on vahend eesmärgi saavutamiseks. Meil ei ole mõtet panna tegevuskavasse suvalisi tegevusi. Need peavad aitama liikuda samm-sammult lähemale meie eesmärgile. Aga kui tehniliselt mõelda projekti tegevuskavale, siis kõige loogilisem või lihtsam on see jagada 3 osasse.
esiteks siis ettevalmistus ehk eeltegevused. See on nüüd see hulk tegevusi, mida sa teed selle jaoks, et oma projekt käima saada. Praktiline korraldus meeskonnas, projekti põhitegevustega seotud ettevalmistus, kas sa pead mingisuguseid kokkuleppeid tegema, kas sa pead mingisuguseid eelkohtumisi tegema, kas sa pead leidma osalejaid, neid kuidagi ette valmistama, kas sa pead üldse plaani täpsemalt veel täpsemalt läbi mõtlema. Et kõik need asjad, mis on selline ettevalmistuse nimekiri või tegevuste nimekiri, siis neid ei tohi projektist välja unustada. Et võib-olla meil on vaja projektimeeskonna kohtumist planeerida. Selle jaoks on meil vaja aega, meil on selle jaoks vaja ressursse ehk siis ka eelarvet planeerida ja need peavad siis ka olema tegevuskavas sees. Ja kui need ettevalmistused on tehtud, siis projekti keskmes on see projekti läbiviimine, siis mingisugused põhitegevused. Kas ma korraldan näiteks mingisugust ürituste sarja, kas ma korraldan mitmest üritusest koosnevat projekti, näiteks, et mul on kõigepealt mingisugune kampaania, siis mul on mingisugused talgud ja siis ma teen mingisuguse ürituse sinna veel. Või siis ka noortealgatuse keskmes võibki olla ainult mingisuguse ürituse korraldamine. See ei tähenda seda, et te peate jube palju tegevusi tegema, aga see üritus, tegevus peaks siis olema ikkagi läbimõeldud, kaasates ka rohkem inimesi kui ainult teie enda projekti meeskond. Ja nagu ma eelnevalt ka välja tõin, siis need projekti põhitegevused võivad olla erinevad. Pane sinna taotlusesse see kirja loogilises järjekorras. Et kuidas sa päriselt planeerid neid ka teha, et kõigepealt ettevalmistavad tegevused, siis on see läbiviimine, siis millised on need põhitegevused, olgu siis need õpikojad, arutelud, debatid, koolitused, kampaaniad, mingid vabatahtliku töö tegevused, kogukonna üritused, mis iganes. Väga konkreetselt püüan, et siis ükshaaval ikkagi välja tuua ja lahti kirjutada. Kui need on olemas, siis järeltegevused ehk projekti lõpetamise etapp on samamoodi vaja tegevuskavas planeerida. Et me peame mõtlema selle peale, et meil on vaja võtta oma projekt kokku, et võib-olla peame koguma mingisugust tagasisidet, hindama projekti tulemusi, võib-olla neid teistega jagama, tegema mingisugust sotsiaalmeedia sisu, võib-olla me peame mingisuguse ürituse eraldi korraldama selle jaoks, et neid projekti tulemusi jagada, mingit näitust, mis iganes. Ja siia alla käib ka siis see aruande koostamine, et me peame ikkagi oma projekti meeskonnaga kohtuma, kokku saama ja analüüsima, reflekteerima. Et pange see ka kindlasti oma projekti tegevusena sisse, sest ka projekti meeskonna kohtumiste peale on täiesti okei raha kulutada. Nii et kõik tegevused, kuna projekti tegevuskava on nii-öelda tegevuste põhine, siis planeerige see samamoodi 3 etapis, mõelge läbi ja pange kirja. Mida ma veel kindlasti soovitan, on selle tegevuskavale anda selline ajaline mõõde, siis panna kirja oma projekti ajatelg. Kuna praegusi noortealgatusi on võimalik viia ellu kuni 31. oktoobrini ja mai lõpuks on projekti tulemused teada, ehk siis nii-öelda vastused, et kas te olete saanud rahastuse või mitte, siis ma soovitan planeerida oma projekti tegevusi juunist kuni oktoobrini. Ja teie projekt ei pea kindlasti olema terve selle aja kestev. Võib-olla te teete ära juba midagi varem, et need põhitegevused näiteks võiksid olla seotud ka näiteks noortepäevaga seotud, mis on siis augustikuus, 12. august
tähistatav päev ja selle raames mingisuguste ürituste tegevuste elluviimine või siis on olemas ka näiteks oktoobris Eurodeski võrgustiku kampaania Time to Move, võib-olla selle raames midagi sellega siduda, et see kindlasti annab teile projektitaotluses väikese eelise, et kui te olete nagu planeerinud nende seatud prioriteetidega oma tegevuse või oma projekti sisu. Ja vaadake siis samamoodi, et oleksid olemas ettevalmistavad tegevused, kas te saate juba midagi ära teha või alles siis, kui rahastusotsus on käes, kuna täpselt toimuvad teie need projekti põhitegevused või põhitegevus ja et mahukski sinna oktoobri lõpuni ära, siis on ju see järeltegevused, et kuna te siis kokkuvõtteid teete oma meeskonnaga ja aruannet kirjutaksite. Mida siis siin veel läbi mõelda, on see, et mõtle, mis on selle ajaga realistlik ära teha, et kas sa ei tee liiga suuri plaane või kas sa ei tee liiga väikseid plaane, et mida ma päriselt saan selle ajaga ära teha ja selle nende vahenditega nii-öelda siis. Millal on planeeritud tegevuse jaoks hea aeg? Et mulle meeldib öelda, et me ei saa näiteks suusavõistlust korraldada üldiselt suvel või rääkida metsa istutamisest keset talve või siis rannapeost keset talve. Et kõik on võimalik teha muidugi, ma ei ütle, et need ei ole võimalik teha, aga need on natukene ebarealistlikud või keerulised korraldada, kui see aeg ei ole sobiv. Et valid hästi, kuna sa oma tegevust teed. Ja mõtle siinjuures siis ka seda, et kas see aeg sobib ka nendele osalejatele, keda sa eeldad, et tulevad sinu üritusele või tegevusele osalema. Ja kindlasti koosta oma projekti ajatelg. Võta siis päriselt ette need, kas või kuude kaupa, vaata, et mis hetkel sa need asjad ära teed, et kuna toimub see meeskonna esialgne kohtumine, kuna toimub see meeskonna lõpukohtumine ja nii edasi. Pisikesed tegevused ka oma ajateljele kirja, sest nädalad mööduvad väga kiiresti. Et kui juba üks aeg ei sobi, siis võib olla mõnikord teise aja leidmine väga keeruline ja see oktoober tuleb väga kiiresti kätte ja suvi läheb mööda. Nii et pange visuaalselt ajateljele kirja, kuna te mida planeerite teha. Ja siis võiks tegevuskava tekkida päris realistlik teile, et te seda ka päriselt järgida suudate, kui on vaja projekti ellu viima hakata. Nii, aga liigume edasi. Projekti sihtrühm ja mõju. Et kui me nüüd oleme mõelnud, et mida me teeme, siis tuleb ka hästi läbi mõelda, et kes see projekti sihtrühm on ja mida me neile siis pakume. Projekti sihtrühma on hea mõelda nagu sellise sihtmärgina, nagu mul siin välja on toodud, et kõige selle keskmes on alati projektimeeskond, ehk siis sina ise ja teie projektimeeskond ja mõju on kõige suurem tavaliselt teile endale. Ja ärge unustage seda siis projekti sihtgrupi ja mõjuna välja toomast, et teie ise õpite ja kogete sellest projektist midagi. Siis projekti tegevustes osalejad on teie otsene sihtgrupp, et keda te kutsute sinna siis osalema? Kes need on? Kas nad on noored, kas nad on mingi piirkonna noored, kas need on kõik elanikud? Too välja, kes on konkreetselt need projektis osalejad. Ja et saada aru, et kuidas see projekt siis laiemalt mõjutab, on oluline ka mõelda järjest väljapoole. Et kui sa tahad mingit probleemi lahendada, siis sa ei saa mõelda ainult väga kitsalt. Sa pead tegelikult mõtlema, et kui nüüd mina osalen selles projektis, siis ma õpin midagi. Kui me rääkisime siin näiteks sellest prügiprobleemist, on ju, et kui osaletakse
prügi sorteerimise teemalisel koolitusel või õpitoas näiteks, siis on üsna tõenäoline, et see koolitusel osalenud noor mõjutab ka enda peret. Ja kui see pere hakkab näiteks tänu sellele prügi sorteerima, siis see on hea näide juba kogukonnas ja võib-olla hakkab siis ka see mõju kuidagi kogukonna vaates välja tulema, et mõtle selliselt samm-sammult järjest laiemalt, et kui mina osalen, siis kui mina teen projekti, siis tõenäoliselt minu sõbrad osalevad ja minu sõprade pere saab sellest osa, sellepärast, et minu sõber mõjutab neid. Nüüd, kui tema pere on kuidagi mõjutatud, siis aktiivses kogukonnas iga perekond mõjutab kogukonda kuidagi. Ja kui järjest niimoodi edasi liikuda, siis võib projekti mõju olla, ühe väikse noortealgatuse mõju tegelikult päris suur. Ja projekti taotlusest te tegelikult peate selle mõju ka päriselt kirja panema. Sihtrühm ja pane sinna taha kohe kirja, mis on see mõju sellele sihtrühmale. Vaadake teid ennast projekti meeskonnana, et mis on need asjad, mida te õpite sellest, mida te tahate õppida, mida te siis ka edasi vaadates osalejates arendate, kas nemad õpivad midagi, kas nende teadlikkus tõuseb, kas nad saavad mingisuguseid oskusi. Kas te tahate üldse mingisugust valdkonda edendada, et kas tuua tähelepanu mingis kogukonnas, näiteks sinu külas või linnas, tuua rohkem tähelepanu prügiprobleemile ja sealjuures siis edendada seda valdkonda või natuke üldisemalt ka, et millist muutust te üldiselt loote. Iga sihtrühma juurde, siis pane kirja endale need sihtrühmad. Konkreetsemalt, minul on siin hästi laialt toodud, et sina pane kirjagi, et ei pea siia oma projektimeeskonda päris nimeliselt välja tooma, aga projektimeeskond, mida õpib ja arendab ja milline muutus toimub. Missugune muutus toimub nendes osalejates, näiteks sul on koolitusel osaleja, siis sul on seal näiteks kampaanias osalenud või sul on ka erinevates tegevustes osalejad ja nemad võid sealt välja tuua erinevalt või kokkuvõttes tegevustes osalejatena. Nii et iga sihtrühma juures too välja mõju, et mis muutus tema jaoks tänu sellele projektile. Ja seda tuleb siis mõjulahtris projekti taotluses kirjutada. Et need ei pea olema jube suured asjad, ära kirjuta siia mingisugust suurt ümmargust mulli. Konkreetsed asjad, mida sa saad kindlalt väita või ka öelda, et see on selline tajutav muutus või eeldatav muutus, sest projekti taotlust kirjutades te tegelikult ju ei tea, et kas see päriselt nii läheb ja see on okei, et te päriselt kohe ei tea. Kõik asjad ei saagi täpselt nii minna, nagu te planeerite. Edasi minnes on meil siin projekti eelarve teema. Selles taotlusvoorus on siis vajalik koostada tegevuste põhine eelarve. See tähendab siis seda, et sa pead iga tegevuse jaoks planeerima endale mingisuguse eelarve ehk siis summa, mida sa selle projekti tegevuse jaoks kasutad. Toon siin välja ka selle, et eelarve koostamise põhimõtteid või viise on tegelikult erinevaid. Et kes on rohkem kokku puutunud ka siin nende teiste projektitüüpidega, olgu siis solidaarsusprojektid, noortevahetused või mõne muu projekti eelarve koostamine, siis need võivad olla väga erinevatel põhimõtetel põhinevad. Nii et vaata hästi järgi, et kuidas sult alati küsitakse, et mis eelarvet sinult tahetakse selle taotlusega saada. See on väga kriitiline koht, sest sa pead teadma, missugused vahendid sul tegelikult on olemas oma tegevuste elluviimiseks. Ja mida ma siis eelarve jaoks soovitan? Koosta siis see esialgne tegevuskava, mida sa siin eelmistes punktides juba planeerisid, missugused tegevused sa tahad ellu viia. Siis
planeeri iga tegevuse elluviimiseks vajalikud kulutused. Iga tegevus ükshaaval, mõtle läbi, mida sul selle jaoks on vaja. Ära unusta ära pisiasju. Siis kindlasti vaata üle, et tegevuskava ja eelarve oleks loogilised ja kooskõlas. Tähendab seda, et ära pane mingi suvalisi kulutusi tegevuskava, ära pane suvalisi kulutusi mingisuguse tegevuse juurde. Siis peavad olema loogilised, et selle tegevuse ellu viimiseks on mul vaja teha need kulutused ja kui sa peale vaatad, siis need on loogilised. Kindlasti iga tegevuse juures kirjuta välja need kõik tegevusega seotud kululiigid ka ükshaaval ja need summad, et kuidas sa said, sest hiljem võivad need meelest ära minna, et kui sa paned sinna mingisuguse ümmarguse summa, siis sa enam ei mäleta, mismoodi sa selle summa kokku said. Nii et kindlasti, isegi kui sulle tundub, et see sinna eelarvetabelisse väga täpselt ei mahu, siis võta enda jaoks eraldi ruum selle jaoks ja pane kirja, kuidas sa need asjad arvutasid, milliseid eelnevaid pakkumisi sa küsisid, kas sa kasutasid mingit muud infot nende summade saamiseks. Ja oluline on see, et sa ei pea neid summasid ise välja mõtlema. Küsi pakkumisi, kas sa tahad kellegilt ruumi, koolitajat ja nii edasi. Vaata e-poodidest hindasid, küsi kellegi kogemusi. Sul on Eurodeski inimesed, sul on kindlasti mõni noorsootöötaja, ka su vanemad võivad sind aidata, et kas need kulutused on reaalsed, kas need summad selleks on reaalsed, et seda ellu viia. Ja siinkohal on siis oluline see, et sa mõtleksid ka selle peale, et eelarve ei tuleks liiga väike, mis tähendab siis seda, et sa nende asjadega ei saa päriselt neid ellu viia ja ei tasu ka üle kirjutada. Ehk siis ära mõtle sinna mingi suvalisi summasid või numbreid suuremaks, lihtsalt sellepärast, et see 1000 eurot kokku saada, see ei ole vajalik. Väiksem võib alati olla projekt. Mõtle realistlikult, planeeri hästi ja ära unusta ka pisikulusid, näiteks paberile, kinkekottidele, mingid pisiasjad, topsid, ma ei tea, prügiteema juures, prügikotid ja nii edasi, et need lõpuks teevad kokku väga arvestatava kulu ja kui sa nendega arvestanud ei ole, siis see pruugi lihtsalt saada oma tegevusi väga hästi ellu viia. Nii et vaata neid hästi. Siin väikselt on nüüd see näide projekti taotluses olevast eelarvest, kuhu ma panin väikese näite, kuidas seda siis täita. Et näiteks esimesena on see meeskonna kohtumine, mille võiks ära siis ka täpsustada, et mis kohtumine see on. Ja vajalikud ressursid ja vahendid selle jaoks on mul siia pandud kirja transport, lõuna, kohvipaus, ruumirent. Ja kommentaaridesse, kuidas see summa on kujunenud, tähendab seda, et kirjuta julgelt lahti, missuguseid arvutusi sa tegid. Näiteks panin siia, et meeskonna kohtumisel on mul 4 inimest ja üks lõuna, mida ma sinna tellin näiteks, maksab 10 eurot. Kokku on mul vaja lõuna jaoks 40 eurot. Ja olen küsinud näiteks koosoleku ruumi rendiks 5 tunniks hinnapakkumise ja see oli 100 eurot. Panin selle siia kirja. Siis teiseks tegevuseks on mul siin koolitus, mis iganes koolitus või töötuba või õpituba see on, siis siin samamoodi vaatad nüüd. Mul on vaja sinna koolitajat, koolitaja maksab midagi. Mul on vaja selle koolituse jaoks materjale. Mul on vaja sinna osalejatele mingi lõuna või kohvipaust otsida. Kas mul on veel midagi? Siia võivad minna juurde samamoodi transport, ruumirent ja nii edasi. Ja kommentaari lahtrisse kirjutadki siis välja selle. Koolitaja tasu pakkumise sain 300 eurot, materjalide trükk on 50 eurot ja lõuna 10 inimest korda 10 eurot teeb kokku 100 eurot. Ja niimoodi kirjutagi see summa sinna lahti. Ära unusta siis endale salvestada, et kus sa selle 10 eurot said
näiteks lõuna pakkumiseks või kui sa midagi osta kavatsed konkreetselt e-poe hinnana või nii edasi. Ja kindlasti on oluline meeles pidada, ärge unustage käibemaksu, et mõnikord tehakse teile pakkumine, et näiteks koolitaja tasu on 300 eurot pluss käibemaks. Projekti eelarvesse pead sa kirjutama kogu selle summa koos käibemaksuga, ehk siis sa pead küsima juba, kui sa ise ei oska arvutada, et mida tähendab siis 300 eurot pluss käibemaks. Selle jaoks võid guugeldada, on olemas näiteks käibemaksu kalkulaator ja see ütleb sulle, et mis summa sa pead sinna täna juurde arvutama, lähtudes siis käibemaksu protsendist. Et parem on alati küsida koolitajalt või kust iganes te küsite summat koos käibemaksuga, sest sinul on projekti eelarveks vaja seda koos käibemaksuga. Hästi. Kui sa selle ilusti niimoodi lahti kirjutad enda jaoks ka, siis see eelarve juba kujuneb päris hästi. Aga püüa siis meeles hoida, et see siin on väga lihtne näide. Kui sa saad täpsemini lahti kirjutada, siis kindlasti tee seda. Ja lase kellelgi üle vaadata, kas see on realistlik ja arusaadav ka. Sest igasugused arvutused ja asjad, mida me teeme, enda peast tunduvad alati loogilisemad ja selgemad. Las keegi teine vaatab üle, et see arvutused ka klapiksid omavahel siin. Nii, lähme edasi. Ja hakkame vaikselt lõpupoole jõudma. Mida mina kindlasti soovitan teil veel teha, on koos oma projekti meeskonnaga mitte lihtsalt hakata seda projekti taotlust otsast kirjutama, vaid tehke endale näiteks projekti Canva. Siin on sellise näitena, võite seda sama kasutada, võite selle näiteks suure tahvlipaberi peale välja joonistada, kirjutada või siis kasutada mingisugust valget tahvlit, Mirot või midagi sellist. Ja märksõnadena alguses loksutada paika see projekti asi, et meil on see vajadus, pange siia näiteks kirja see, kui te saate teha postitite, stikeritena, pange sinna see vajadus kirja. Nüüd sellest vajadusest tulenevalt see eesmärk ja siis ka alaeesmärgid lühidalt kirja, tegevuste nimekiri, mida ma kavatsen teha, mis on need konkreetsed mõõdikud, algusaeg, lõpuaeg, mis on põhilised kulud, millele raha kulub ja kindlasti ka piirangud ja riskid. Ehk siis mõtle, mis võib minna valesti, mis võib minna oodatust teistmoodi ja mida ma siis teen. Ehk siis, kui ma korraldan ürituse, on alati risk, et sinna mitte keegi ei tule. Mida ma siis teen? Kas ma olen läbi mõelnud, et kuidas ma esiteks veendun, et need inimesed teaksid sinna üldse tulla, siis kuidas ma ennetan seda olukorda, et inimesed mu üritusele ei tule. Ja mida ma teen ka siis, kui need inimesed päriselt ei tulegi sinna. Et ma olen korraldanud ära korralikult ühe koolituse või ürituse ja mul ei tule sinna piisavalt osalejaid, olenemata sellest, et ma olen projektis lubanud, et mu koolitusel osaleb vähemasti 15 inimest. Mul peab olema mingisugune plaan selle jaoks. Mõtle need kindlasti ka läbi. Ja selline projekti Canva on väga hea teha meeskonnaga koos, enne kui sa alustasid selle projekti taotluse päriselt täitmist. Vaadake muidugi ennem läbi, millest see projekti taotlus koosneb. See on päris lihtne koos abiküsimustega ja nii edasi, aga selline paika loksutatud ühtne arusaam asjadest on selle projekti Canvasega väga hea koos ära teha. Istute ühe laua taha, olete ühes kõnes või mis iganes viise te kasutate selle jaoks, et koos need asjad läbi arutada. Sa ei lubaks nendes erinevates kastides seal projekti taotluses midagi, mis sul pärast pole loogiline, mis pole meeles, mis pole teil ühiselt läbi arutatud. Et selline suur pilt selle Canvasega on minu soovitus koos meeskonnaga kindlasti läbi teha. Ja seda on hea ka näiteks esitleda kellegile projekti ideena, et näiteks kui te mõtlete, et sa pead leidma selle Eurodeski
partneri, kellega koos seda teha, et siis kindlasti neile oma ideed tutvustada on sellise projektikanvaga väga hea või ükskõik kellele sa pead siis seda tutvustama, on põhielemendid kirjas, põhiajaraam, ajaraam ja detailid selged ja tekib palju lihtsamini arusaam sinu projekti sisust. Nii et julgelt kasutage sedasama või looge endale sobiv kanva, millega siis projekti sisu paika panna üheskoos oma meeskonnaga. Hakkame vaikselt lõpupoole jõudma. Tahtsin siin välja tuua veel selle, et mis on need eduka projekti tunnused, et kuidas me saame öelda, et projekt on olnud edukas. Esiteks siis kindlasti on eduka projekti tunnuseks see, et eesmärgid on saavutatud. Ma olen saavutanud kõik need eesmärgid, mida ma siis seal alguses püstitasin. Mis on oluline, on see, et noorteprojektid on õppimiseks. Sa ei pea saama 100% alati kõiki asju saavutatud, mida sa lubasid, aga põhieesmärgid tuleb ikkagi saavutada ja see on siis see, mille poole püüelda. Teiseks, kui need eesmärgid on saavutatud ette nähtud eelarve piires, siis ma olen piisavalt hästi oma eelarve planeerinud ja ma saan kõik need asjad sellega ellu viia. Midagi olulist ei jää tegemata, sest ma olen liiga vähe endale eelarvet planeerinud või mul jääb ka mingisugune hulk raha üle. Et see ei ole ka hea, raha ei tohiks tegelikult väga üle jääda. Juhtub, aga üldiselt püüdke siis planeerida seda eelarvet nii hästi, et see jääks sinna piiridesse, nagu seda planeerinud oled. Kindlasti on eduka projekti tunnuseks ka eduelamus. See tähendab seda, et te ise projektimeeskonnaga tunnete seal projekti lõpus, et see läks hästi, et te õppisite midagi, et te olete midagi ära teinud. Ja see on väga oluline. Isegi kui kõik eesmärgid ei saa saavutatud ja midagi nipet-näpet on läinud teistmoodi või te olete pidanud kohandama, siis see eduelamus on oluline. Ja lõpetatud tähtaegselt, ehk siis kui ma midagi planeerisin selleks tähtajaks, siis ma saan sellega tehtud, ma ei pea venitama sellega. Ja tuletan siis meelde siia lõppu veel. Esita oma idee vastava vormi järgi, mis siis kodulehelt leiad. Lae see alla, täida ära, leia endale siis Eurodeski partner ja saada see Google Formsi kaudu kuni 15. maini. Rohkem infot saad kindlasti Euroopa noorte lehelt, kus siis noortenädala info on välja toodud ja kogu see taotlusvooru info samamoodi. Ja siin me siis lõpetamegi teil sellega edukat projekti kirjutamist ja otsige ikka rohkem infot kõige kohta, mis küsimused tekivad. Aitäh!